Nii Eestis kui ka maailmas on juba palju häid näiteid ettevõtetest, kes on suutnud toota rohkem, kulutades vähem raha ja loodusvarasid. Piltlikult öeldes mitte lihtsalt pigistades apelsinid mahlaks, vaid leides rakenduse ka koortele ja seemnetele. Nii on ettevõtteid, kes toodavad anapaberist soojustusmaterjale, kasutatud rehvidest müratõkkeplaate või puidujäätmetest biogaasi. Igal tootmisettevõttel on kohti, kus nad saavad targalt kokku hoida ja ressursse paremini kasutada. Et neid üles leida, on mõistlik teha ressursikasutuse analüüs. Neid analüüse teevad spetsialistid, keda koolitab Keskkonnaministeerium uue ettevõtete ressursitõhususe meetme käigus. Uurime ühelt koolitatult asjatundjalt, kuidas näeb üks ressursikasutuse analüüs välja ja mida ta ettevõttes jälgib. Ressursi analüüsi tegija siis koostöös ettevõttega hakkabki kõigepealt kaardistab selle olukorra ära, mis on. Ja siis esimene asi on see, et leida nagu sellised üldpilt, saada globaalne pilt ette ja siis hakata vaatama, kus siis nagu selle säästupotentsiaali on. Siis seejärel nagu üritatakse välja leida, mis on antud ettevõtte jaoks siis kõige kitsamad kohad, millised on pudelikaelad, millest üle saad. Siis kui on nagu välja valitud need kitsas kohad, siis selle alusel hakatakse neid nimetatakse projektideks, tehakse erinevad projektid, et üks meede, teine meede, kolmas meede ja siis hakatakse neid konkreetsemalt analüüsima. Nii tehnilist aspektist, majandusest aspektist, mis tal tulemused on ja selle järgi siis saab nagu otsustada, kas see projekt on mõistlik antud ettevõtte jaoks. Lõpptulemus on aidata nagu leida optimaalseid lahendusi. Selline analüüs on eelduseks taotlusele, kui soovitakse meetme toel teha investeeringuid ettevõtte ressursitõhususe tõstmiseks. Riik investeerib ressursisäästu, uuri toetuse võimaluste kohta.